täna me näitame, kuidas külvata seemneid juba ettevalmistatud külvikassetti. Seemneteks on meil harilik tomat ja külvamise jaoks on vaja seemned kõigepealt ette valmistada ja kontrollida üle ka seemnete kvaliteet. Selleks me võime kasutada siis sedasama külvipakendit, ehk me avame küljeveo pakendi ja näeme, mis pakendis toimub. Pakendis on seemned, külvamiseks saab kasutada grilltikku, jaotades seemned ühtlaselt pakendi serva peale laiali, aga võib kasutada ka taldrikut, ehk kallates seemned taldriku peale välja, et näha, palju seemneid on ja millise kvaliteediga seemned on. Või siis käsikülvikut, mis on siis volditud kas paberist või siis juba spetsiaalselt ostetud külvik seemnete külvamiseks. Mina kasutan kõige lihtsamat vahendit otsekülvi pakendist. Kassetipesa keskele paigutatakse üks seeme ja tuleb siis jälgida, et igasse kasseti auku, kasseti augu keskele see seeme püsima ka jääb. Grilltikuga on hea korrigeerida, üldjuhul kipuvad nad natukene nihkuma. Selleks, et teha seda tööd, et oleks seda tööd mugav teha, võiks muuta töö tasapinda ergonoomilisemaks ja tõsta külvikassett veidi kõrgemale. Kui seemned on kassetti ära külvatud, siis tuleb kontrollida, et nad oleksid ühel tasapinnal, et ei oleks ebaühtlus siis külvide tärkamisel, et seda vältida. Ja selleks siis, kui on näha, et oleks vaja natukene kas seemet sügavamale, et siis võib kergelt siis vajutada seemet siis ka sügavamale. Et seemne sügavus peaks olema siis 0,5 sentimeetrit. Ja kui on kontroll tehtud, et kontrollin üle, et kõikides kassetipesades on seeme, et ta paikneb kassetipesa keskel, et on õigel sügavusel, võib alustada kattematerjali peale panemisega. Et kattematerjali paksus siis 0,5 sentimeetrit ja kattematerjal katab siis ühtlaselt kogu külvi. Jälle katermaterjali peale kandmine toimub ka süsteemselt avatud käega. Et see võimaldab suurema pinna kiiremini katta ja ka materjal jaotub ühtlasemalt. Mullapinda ei tohiks alt näha jääda. Kui külv on kaetud, siis kirjutame etiketi kultuuri kohta, mida me siia külvasime. Kuupäev, harilik tomat, ja kindlasti sort Maike. Ja paneme
siis etiketi kassetti, et see ei oma suurt tähtsust, kuidas ta siin selle kasseti, kus ta siin paikneb. Oluline on see, et siis kultuuri nimetus oleks kenasti näha ja et nimi oleks seemnete poole. Peale etiketi paigaldamist kastame külvi kindlasti ära. Korralik niisutus on eduka külvi aluseks. Ja külv ongi valmis.